Saage tuttavaks uue kolmanda põlvkonna Volkswagen Tiguaniga. See on Volkswageni üks populaarsemaid mudeleid, mida on ostetud üle 7,8 miljoni. Vaadake lähemalt selle uue linnamaasturi kere, sellepärast et masin on saanud täiesti uue disaini, aga lisaks disainile on veel väga palju uut. Uus Tiguan on saadaval ka hübriidmootoriga, sealhulgas pistikhübriidina, mille täiselektriline sõiduulatus on muljet avaldavalt kuni 120 kilomeetrit. Kui nüüd sellest informatsioonist piisab teile, et soetada endale uus Volkswagen Tiguan, siis hinnad algavad alates 31 500 eurost. Aga kui te vajate veel natukene mõtlemisaega, siis vaadake edasi, sellepärast et avastamisrõõmu on küllaga. Uuel Tiguanil on võluvalt enesekindel ja jõuline välimus, aga võrreldes eelmise põlvkonnaga annab see võimsam nina kõige rohkem juurde. Ja kui teile on detailid olulised, siis järgmine informatsioon teeb teile väga palju rõõmu. Võrreldes varasema 0,33-ga on Tiguani uue kere disaini tõttu õhutakistustegur 0,28 ja see tähendab tõhusamat sõitu. Auto lisavarustuses on tavalised LED-tuled ja need uued 38 400 piksliga IQ Light HD Matrix esituled, mis esiteks annavad sellise Touaregiga sarnase tippmudeli ilme, aga lisaks otse loomulikult pimedas parima nähtavuse ja sõidumugavuse. Tavavarustusega mudelitel on 17-tollised väljed, aga kui te soovite oma Tiguanile sellist enesekindlamat, natuke sellist jõulisemat välimust, siis mina soovitan valida need 20-tollised. Tiguan tuleb teile ka appi, kui on vaja midagi vedada. Pakiruumi maht iseenesest on 490 liitrit, mis on juba päris ruumikas, aga asja teeb põnevaks reguleeritav põrand, mis tuleb appi siis, kui on vaja näiteks toidukaupu vedada, kui on vaja näiteks pagasit või kaste vedada. Tiguan kuidagi nagu kohe teaks, kuidas teha teile elu mugavamaks ja lihtsamaks, kui on vaja asjad ühest kohast teise viia. Salong on saanud Volkswageni klientide eelistuste põhjal täiesti uue disaini. Ja vaadates neid kvaliteetseid materjale ja viimistlust jääb üle vaid nentida, et Volkswageni klientidel on suurepärane maitse. Keskkonsoolile puhtama ilme andmiseks on viidud käiguvalits siia rooli juurde ja selle vana koha peale on pandud kesklüliti. Uut multifunktsionaalset kesklülitit on väga lihtne sõidu ajal kasutada. Kui soovite näiteks helitugevust, sõidurežiime või muid funktsioone muuta, tuleb seda nuppu lihtsalt keerata. Saate kasutada ka teabe- ja meelelahutuskeskuse 15-tollist puuteekraani. Digipaneel on ülimalt kohandatav. Saate valida kas kiiruse näidikute või kaardi vaatamise vahel või jälgida kaugust enda ees sõitvast autost. Eriti meeldib mulle see, et ma saan kohandada esiklaasi indikaatori kõrgust ja lisaks panna selle talverežiimile. Mulle nii meeldib, ma jätangi selle terveks aastaks nii. Kui mul oleks 2 telefoni, aga mul tegelikult ongi, ja ma saan neid mõlemaid laadida siin üheaegselt. Tiguanil on rikkalik varustus, mis muudab iga sõidu mugavaks. Automaatselt soojendavate ja ventileeritavate istmetega poputatakse teid iga ilmaga, ükskõik kas õues on jahe hommik või liiga palav pärastlõuna, teil on alati mugav. Ja kui te tahate lasta ennast tõeliselt hellitada, siis vaadake lisavarustuses olevaid ErgoActive Plus istmeid. Neid saab elektriliselt reguleerida, aga neil on ka massaaži funktsioon. Jah, te saate sõidu ajal massaaži. Ka tehnoloogia osas on teinud uus Tiguan suure hüppe edasi. Uus kohanduv veermik DCC Pro on mõeldud suurendama sõiduelamust ja tegelikult ka jõudlust. Elektrooniline aktiivne amortisaatorite juhtimise süsteem reageerib reaalajas erinevatele teetingimustele ja sõidustsenaariumitele. Igale rattale optimaalse amortisatsiooni andmiseks arvestatakse manööverdamist, kiirendamist, pidurdamist ja seda kõike murdosa sekundi jooksul. Lisaks saab juht DCC süsteemi peenhäälestades oma sõidukeskkonda isikupärastada ja valida mitmeid mugavuse ja põnevaid spordirežiimi sätteid. Veel üks lahe asi on AIDA ehk häälabiline, mis töötab ChatGPT platvormil. Aga mis ma ikka lobisen, ma parem näitan teile. Hello AIDA, turn on the radio please. No problem. Thank you AIDA. Loodetavasti tulevikus saab temaga ka eesti keeles suhelda. Kõigepealt kerghübriidsüsteem ehk ETC, mis on särtsakas,
ja ei neela kütust, muutes sõidu sujuvamaks ja tegelikult ka keskkonnasõbralikumaks. Ja traditsiooniliselt võimas turbodiiselmootor TDI. Kerghübriid on aga uus tase, pakkudes tasakaalu tõhususe ja reageerimise vahel. See on nagu väike lisasärts juhul, kui te seda vajate, ilma et tanklas liiga tugevalt rahakotile pihta saaks. See, mis nüüd tuleb, meeldib teile kindlasti. Volkswagen toob turule pistik-hübriidsüsteemi, mis muudab absoluutselt kõike. Kujutlege vaid, täiselektriliselt on võimalik nüüd sõita kuni 120 kilomeetrit. Ja parim on see, et kui on vaja kiiresti laadida, siis saab kasutada 50 kilovatist alalisvooluga ülimugavat kiirlaadimisfunktsiooni. Nii et see on nagu kogu pakett, keskkonnasõbralik linnasõit ja hea sõiduulatus ka pikemateks otsadeks. Heidame pilguga Tiguani uusimatele ja parimatele abi- ja ohutusfunktsioonidele. Esiteks, Park Assist, mis muudab parkimise palju lihtsamaks. Paneme käima. Autos oleks nagu teine juht, kes oskab väga hästi masina kitsasse kohta manööverdada. Tagasi teel olles saame rääkida järgmisest kahest süsteemist, mis teid tee peal aitab. Nendeks on Side Assist ja Front Assist ehk külgmine ja eesmine abisüsteem. Need töötavad otse loomulikult selleks, et mitte midagi ei jääks kahe silma vahele, olgu selleks küljelt lähenev sõiduk või eessõitev auto. Ja ärgem unustagem ka Lane Assisti ehk sõiduraja hoidmise süsteemi. See on nagu väike müks, mis aitab teie sõidukil olla sõiduraja keskel ja muudab pikad sõidud palju vähem väsitavaks. Ja kõige tipuks Dynamic Road Sign Display ehk dünaamiline liiklusmärkide kuvamine. See on nagu väike sõiduspikker, mis annab teile märku uusimatest kiiruspiirangutest ja teeoludest, et oleksite võimalikult teadlikud. Nii et uus Tiguan on sõidu juures teile igakülgselt abiks. Erinevalt Toyota RAV4 hübriidist on Tiguani pistikhübriidil muljet avaldavam täiselektriline sõiduulatus, mis võimaldab palju pikemalt ilma kütuseta sõita. Ja see on midagi, millega paljud rivaalid üritavad sammu pidada. Tiguanil on uued funktsioonid, mida selles klassis on harva näha. Ehkki Škoda Kodiaqil, Kia Sportage'il ja Hyundai Tucsonil on tehnoloogia ja mugavusfunktsioonid, on Tiguani tippfunktsioonid, nagu näiteks ühenduvuslahendused ja digitaalne juhtimisabisüsteem taseme võrra kõrgemal. Ma räägin teile nüüd suurepärastest valikutest, mis teile Tiguani puhul osaks võivad saada. Ja nende valikute seast leiate kindlasti selle mudeli, mis vastab teie stiilile ja vajadustele. Mudelil City on mugavad baasfunktsioonid, et olla ideaalne lihtsalt sõitmiseks. Variant Life on elegantsem ja mugavam, muutes sõiduelamuse veelgi paremaks. Mudelil Elegance on tippfunktsioonid ja täiustatud tehnoloogia, et pakkuda peent sõiduelamust. Ja mudelil Airline on sportlik disain ja suurem jõudlus, et teel julgelt silma paista. Tiguan paistab silma oma uue välimusega nii seest kui väljast. Teravamate joontega kere pälvib tähelepanu ning šikk ja mugav salong pakub mõnusat sõiduelamust. Lisaks heale välimusele on Tiguanil ka tipptasemel tehnoloogia, mis suurendab nii sõidumugavust kui ka nauditavust. Valikus on ka mitmesuguseid tõhusaid mootoreid, hübriidmootoreid, turbomootoreid, diiselmootoreid, kõik leiavad valikust endale sobiva. Lõpuks pole Tiguan lihtsalt auto, vaid kvaliteedimärk. Seda eristab teistest silmapaistev disain, täiustatud tehnoloogia ja mitmekülgsed sõiduvõimalused. Ja kui nüüd kõik see, mis ma teile Tiguani kohta rääkisin, äratas huvi, siis minge esindusse ja proovige seda autot, sellepärast et ideaalse Tiguani leidmiseks on veel palju avastada. Volkswagen.